Tead, ma vaatasin seda, meil oli just ka hääletus seda saali siin ja mõtlesin, et ma olen kas kuskile valesse kohta sattunud või mingisuguses ajaluupi sattunud, et meil pidi olema parempoolne koalitsioon, mis tuli makse alandama. Ja näe, eelnõu on sees, maksu alandamise, ühe maksu kaotamise eelnõu on sees ja kõik koalitsioonisaadikud sellele vastu, sellele eelnõule. Et ma ei saa aru, kas mina ei saa aru või nemad ei saa aru, kuidas siis selle maksude alandamise ja ärakaotamisega on selle parempoolse valitsuse poolt. Tulime appi, opositsioon pani eelnõu lauale, panime 6 eelnõu lauale ja näe, ei, parempoolne koalitsioon ei toeta. Mismoodi see sulle paistab nüüd siis? Aitäh, hea küsija. Tead, ma olen nüüd teist koosseisu juba siin aastaid mõelnud ja püüdnud aru saada ja näha siin nende saadikute peade sisse. Aga ei õnnestu, kuidagi ei õnnestu. Vahest omavahel rääkides isegi saad aru, et mõni isegi räägib täitsa mõistlikku juttu ja tundub, et süda on ka täitsa õige koha peal. Aga näe, võtta näpust, tuled siia saali ja hakkad hääletama. No näete, et läks teravaks jutt. Ja ei suuda hääletada nii nagu räägiti kuskil. Et nagu me siin täna teise eelnõu juures nägime, mitte selle automaksu eelnõu juures sa võid mitu kord, sulle räägite sulaselgelt puldist, et rahalist mõju ei ole, sundi ei ole, kuigi seadus ütleb hoopis teistmoodi. Et ma arvan, et siin on nende inimeste puhul, kes räägivad selgelt ühte, teevad teist, on tegemist mingisuguse, ma ei tea, nad kaovad ära kuskile vahepeal tõenäoliselt. Ma ei taha öelda, et see meditsiiniline probleem on. Ma ei ole nagu arst ja meedik, ma seda ei saa öelda. Aga võib-olla juhtub nii, et väsimusest või millestki inimesed vahepeal kaovad ära, mõte ajub ära ja jälle selleks hetkeks, kui on nupuvajutamise aeg, on nagu see kontsentreerimisvõime kuidagi ajunud. Võib-olla kuidagi nii on see juhtunud. Aitäh!